Minust sai tõlkija üsna tasapisi ja mõnes mõttes isegi üsna hilja, et päris esimene selline suur raamat, mille ma ise tõlkisin, ilmus alles 11 aastat tagasi. Ja võõrkeeled olid mind huvitanud, raamatud olid huvitanud, aga ma ei pidanud ennast nagu ikkagi pädevaks väga kaua, et ma leidsin, et tõlkijal on vaja suuremat elukogemust ja võib-olla avaramat silmaringi, aga siis sattusin ikkagi kirjastusmaailma ühe vanema tõlkija soovitusel. Ja nüüd tegelengi peamiselt sellega ja jagan siis rootsi keelest tõlkimist rootsi keele õpetamisega. Tekstid pakub tavaliselt kirjastus ja mul on selle üle väga hea meel, sellepärast et see valik tuleb tänu sellele ka kirevam võrreldes sellega võib-olla, kui ma ise nad valiksin. Ja ma olen tõlkinud ka päris palju aimekirjandust. Kõige suurem mahuliselt kõige suurem osa on ilmselt olnud selline Põhjamaade krimi, kuna sattusin just sellesse lainesse. Ja ka selle vastu ei ole mul väga midagi, sest ma olen ka ise olnud krimilugeja omal ajal. Lasteraamatuid olen teinud päris palju. Lasteraamatute valdkonnas on küll üks raamat, mida ma saaks tõsta esile, kui sellist, mida ma olen tõesti ise Eestisse toonud. Ehk et see on Lassemaia detektiivibüroo sari. Sattusin kusagilt lugema, et rootsi lapsed loevad ühte autorit rohkem kui Astrid Lindgreni ja see oli Martin Wiedmark. Ja kuna mul oli endal samal ajal 6-aastane poeg, kes ei tahtnud väga midagi lugeda, siis õnneks oli Egmonti kirjastus nõus end välja andma. Ja nüüdseks on Lassemaiasid ilmunud vist ligi võib-olla 30 raamatut juba ja neid on alati väga tore tõlkida. Need tegelased on väga omaseks saanud ja ka Eesti lapsed on need väga hästi vastu võtnud. Et selle üle on mul väga hea meel. Ja lasteraamatute vallast on ka üks selliseid viimaseid huvitavamaid projekte. Siin on küll selle originaalkaas Elin Nilssoni novellikogu Kutsung sisekosmosest. Ja novell on üldse selline raske žanr, et ega neid palju tõlgitud ei ole, aga need olid väga põnevad ja esimest korda elus tekkis mul tohutu kiusatus hakata kirjandusõpetajaks, kes nendest samadest novellidest sellise põhikooli lastega räägib, et oli tõesti väga huvitav töö. Rootsi keelt hakkasin õppima täiskasvanu eas, ehk et võrdlemisi hilja alles ülikoolis. Et astusin 91. aastal Tartusse skandinavistika erialale ja olin enne õppinud saksa keele süvaõppega klassis ja teadsin, et võõrkeeled mulle sobivad ja meeldivad, aga saksa keel tundus natuke liiga igav ja huvi Põhjamaade keelte vastu oli juba tekkinud, sest et olin käinud ka juba Tallinnas norra keele kursusel gümnaasiumi viimases klassis ja siis võeti vastu Tartusse rootsi keelde ja siis läksingi sinna. Ja olen õppinud ka lisaks Tartu Ülikoolile ka Stockholmi ülikoolis ja põhikeel ongi siiamaani siis rootsi keel, aga olen tõlkinud ka teistest Põhjamaade keeltest ja olen tõlkinud ka saksa ja inglise keelest. Mina tunnen vist ikka kõige rohkem rõõmu sõnast ja lausest, et kuidagi selline mänguilu teksti tasandil, et kui sa leiad või kui sulle turgatab pähe miski, mis on sujuv ja mis annab edasi seda autori teksti kõige paremini, mida autor öelda tahtis, siis teeb see rõõmu ja samal ajal tuleb ka möönda, et alati kõik ei õnnestu. Mis mulle meeldib on just lasteraamatute puhul on kõik naljad, sõnamängud, nimede mugandamised. Et see on selline vahva pusimine, et kui tuleb hästi välja, on jube tore. Et alati ei tule, aga mõnikord tuleb. Ja mis on veel hea raamatute juures on see, et nad on alguse ja lõpuga. Ehk et töö saab valmis ja lisaks saab tõlkimisel väga palju häid mõtteid. Teinekord saab sellise helge tunde, nii et sama hästi võiks ju küsida, et mis on lugemise juures kõige toredam. Et kuna tõlkimine on selline süvitsi lugemine, siis tegelikult see sama ongi tore, mis lugemise juures.